14 aastat hiljem on Johnny Depp ehk Captain Jack Sparrow ikka sama noor ja samasugune. Cause we lighting it up on a fire, let's go, my credit card is maxed out. Yeah, I took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. No tervist, minu nimi on Roger ja te vaatate taas kord The Raj Show'd. Esimene Kariibi mere piraatide osa tuli välja 2003. aastal, 2003. Mina tunnen küll ennast vanana juba, sest justkui oleks olnud need esimesed 3 osa, mis on olnud nii-öelda need kõige, ma ei tea, rohkem vaadatavad osad vähemalt minu jaoks, tunduvad mitte nii kaua aega tagasi olevat ilmunud kui 13 aastat. Aga igatahes, seekord siis vaatame üle sellise filmi nagu Kariibi mere piraadid Salazari kättemaks ehk siis Dead Man Tell No Tales ehk siis Kariibi mere piraadid 5, nimeta kuidas seda tahad. Nii et ilma pikem jututa, let's go! Selle filmi alguses me näeme siis nii-öelda minevikku, seda kuidas Will Turneri poeg siis üritab oma isa üles leida, päästa teda needusest, nagu me teame, Will Turneril on nüüd needus, nüüd on tema laeva peal lõksus igaveseks, peab teenima siis oma isandat ja tal on siis keeld sealt laevalt lahkuda, poeg ütleb teda leida, isa ütleb, et ei, mine ära, me ei tohi kunagi enam näha, ära otsi mind ja nii edasi, siuke nii-öelda kurb algus. Siis me näeme ka natuke noort Jacki mingi hetk, ehk siis tuleb välja ka see, kus nii-öelda see Jack Sparrow või Sparrowi pool, ehk siis see varblase nimi, kus see tal tuli. Ja näemegi seda, kuidas tegelikult noorena Jack Sparrow põhjustaski selle Salazar oma laevapundiga, kui ta oli veel nii-öelda inimene, ehk siis elavate seas kihutas ühte kolmnurka, kus siis kaardi peal tundus, et ei ole justkui midagi või siis see on nii-öelda kaardistamata tsoon, kus ei tohiks olla mitte midagi või vähemalt ei lähe sinna mitte keegi, seidus rahulikult sinna sisse ja kabum-bum, suured plahvatused ja kõik said surma ja jäid sinna lõksu ja nüüd nad kogu elu on soovinud sellele Jackile siis kättemaksu selleks, et nii-öelda pääseda sealt ja Jack lõpuks sureks selle eest, et ta nüüd vangistas nad kogu eluks sinna kolmnurka. Ja ainuke võimalus, kuidas nad seda teha saavad, on teada-tuntud Jacki kompass, mida me näeme kõikides eelnevas 4 osas, mille järgi ta on ja ka ei ole ka leidnud oma mingisugust siis aaret, mis peaks juhatama teda mingile aardeni, aga nagu me teame, tihtipeale on katki. Tuleb välja, et nii kui Jack sellest vabaneb, viskab ära selle kuskile, mida ta ka selle filmi jooksul teeb, siis pääsevad need surnud vabaks sealt kolmnurgast ja saavad hakata Jackile kättemaksu hauduma ja saavad minna vetesse teda hävitama. Ja nii ongi Jack üks hetk suurest nördimusest, et ta tiinduda maha jätab, kogu meeskond läheb tema juurest ära, sellepärast et tal ei ole ühtegi laeva enam, ta on maha käinud, joob. Jack hakkab ise jooma selle peale, viskab oma selle kompassi ära selleks, et juua saada ja põhimõtteliselt tänu sellele ta vabastab need kõik Salazari meeskonna sealt ütleme siis vangist, kes asuvad siis kättemaksu haudama talle ja teda kinni püüdma, mida veel Jack ei tea, eks ole. Edasi, kui kuuldub, et kogu meri on põhimõtteliselt tühjaks tehtud selle sama Salazari poolt, ehk siis neil on siuke almighty võimas laev, mis teeb suu lahti ja sööb kõik, mis iganes laevad, ette juhtuvad laevad ära, mis on nagu suht siuke farfetch natukene minu jaoks, aga ei, äge laev oli. Jack saab teada, et teda jälitatakse, siis üks asi on see, et tema üritab hakata otsima üles, kus ta see kompass oli, aga samas ka tegelikult selles filmis mängivad rohkem rolli 12 tegelas, kelleks on siis üks on siis selle Will Turneri poeg, kes on nüüdseks suureks kasvanud ja teine on siis üks naisterahvas, kes siis teab, kus peaks asuma Poseidoni nii-öelda kolmhark, mis siis peaks vabastama kõik needused, mis üldse merel on. Seda asutakse üheskoos otsima, nagu ikka mängitakse filmis sellele, et Jackil ebaõnnestub, tal on kõik siuksed õnnestumised juhtuvad eeli, siis selle Will Turneri poeg on selline, ütleme, headuse pool, kes siis üritab nii-öelda world peace'i säilitada ja tahab ikka oma isa päästa. Ja siis on see naisosatäitja veel seal juures, kellel mängitakse nagu ikka, näljased meremehed, üksik naine korsetiga, avara dekolteega, ise võite arvata, millele seal mängitakse, eks ole. Ja hakatakse otsima siis seda Poseidoni kolmharki ja lõpuks tuleb välja, et tegelikult kõik osutub tähtedele, tähed näitavad ära, kus kohas lõpuks
nii-öelda suur aare siis peitub, nii et lõpuks ongi sihuke võidujooks aja peale ja see naisterahvas, kes neil kaasas on, mängib kõige suuremat rolli, sest tema oskab tähtede järgi lugeda oma isa jäetud sellist väikest notebooki ehk siis märkmikku, kus on siis kirjas, kus see peaks orienteeruvalt olema. Märkmiku peal on siuke väikene kivikene veel, mis on ka üks väga tähtis lüli, siis nad lähevad saare peale, kus on hästi palju kivikesi ja kui nad panevad selle kõige tähtsama kivi, mis on punast värvi, panevad ühte kindlasse kohta, siis on näha, kuidas meri läheb kaheks, tekib selline ilus käik mööda merepõhja täpselt selle Poseidoni hargini, kus taaskord hakkab võidujooks selle nimel, et kes saab selle enne kätte, sellepärast samal ajal jõuab sinna Salasari meeskond, samal ajal jõuab sinna Jacki meeskond, siis on selle hargi juures on suur võistlus, kes selle ennem kätte saab. Lõpus on juba väheke kurb moment, sest Captain Barbossa ohverdab ennast selle nimel, et Jack ja teised saaksid elusalt selle hargiga sealt minema. Tänu sellele, et nad saavad selle hargi kätte, siis Salasari meeskond hävineb, kõik ülejäänud needused pääsevad, aga mis on kõige tähtsam veel selle juures, selgub ka see, kes on selle neiu, kes on see üks kõige tähtsamaid osasid selle filmi juures, tegelik isa, sest nagu ma ütlesin, tal on see isa märkmik, mille järgi ta siis juhindub ja kus ta otsib siis juhtnööre, et seda Poseidoni kolmarki leida ja üllatus, kes see issi võib olla, tundub võrin. Captain Barbossa on tema isa tõepoolest, kes siis märterlikult ennast lõpus laseb Salasarile nii-öelda ära tappa, tõmbab ta endaga kaasa selleks, et tema tütar, Jack ja teised jääksid ellu. Nii et selline õrnalt tunnetele pressiv tseel on ka seal lõpus. Kui see on tõepoolest kõige viimane osa, nagu nad väidavad, et 5. osa on viimane osa, siis lõpu kohta võib isegi lugeda üpriski heaks lõpuks, sest nagu justkui kõik saab lahenduse, aga alati on see peale lõputiitreid see üks stseen, mis jätab sellise cliffhangeri sisse, mis tekitab sellise olukorra, et no, kas nüüd ongi nii. Aga ühesõnaga sisust aitab küll, räägime natukene asjadest, mis mulle meeldis või mis mulle ei meeldinud. Ma ei tea, kas mina olen vanaks jäänud või mis teema sellega on, aga Kariibi mere piraadid ei ole enam see minu jaoks, mis ta kunagi oli. Ma mäletan, 2003-2005, kui nüüd vaatame kohe, esimene osa tuli välja 2003, teine osa tuli välja 2006 ja kolmas osa 2007. Ehk siis suhteliselt ammu juba 10 aastat tagasi oli juba 3 osa väljas. Ja need olid justkui see oli see hetk, kus mina olin noorena teleka ees ja kui isegi kinos ma enam ei mäleta ja vaatasin neid filme suure innuga, et Captain Jack Sparrow ja nalja saab ja actionit on ja kõike seda on. Praegu sa läksid kinno vaatama seda, see on üles haibitud, järjekordne Kariibi mere piraadid, sest eelmisega vahe oli ju lausa 6 aastat, eelmine osa tuli 2011 välja. Tundub, et justkui selline kaua oodatud kaunikene, aga samas kui ma lahkusin sealt kinosaalis, siis mul oli nagu siuke tunne, et oli äge, aga nagu midagi oli puudu või on see äkki iganud, äkki nüüd on see aeg, et aitab äkki sellest filmist. Et ma usun, et minu jaoks võib-olla oli see ammendanud, aga film iseenesest suutis mind siiski selles suhtes kinotoolis hoida, et ta oli põnev, sa ootasid seal millal nad leiavad selle kolmargi üles, mis seal vahepeal juhtub, kas Salazar saab teda vahepeal kätte. Me näeme isegi Captain Jack Sparrow isa seal vahepeal, sa mõtled kogu aeg, mis selle Will Turneri pojaga saab, kas ta saab oma isa uuesti tagasi või ei saa, ehk siis selliseid põnevaid kohti on ja muidugi taaskord on, kuna Elizabeth ei ole seekord, kes oli siis Captain Jack Sparrow ja siis Will Turneri mõlema nii-öelda see magus maasikas, mida nad jahtisid, eks ole, keda seekord siis ei ole, nüüd on vaja uut naisosatäitjat, siis tema mängib oma rolli ka üpriski hästi, tema kasutusel on kõik need sarkastilised ja targad naljad. Nii et see osa mängiti üpriski hästi, eriefektid nagu ikka Kariibi mere piraatidele vägagi kohased, naljad on tüüpilised sellised, kuidas ma ütlen, feministid võib-olla ei vaata seda filmi kõige parema meelega, aga ma arvan, et sa ei lähe ka kinno väga solvama selliste naljade üle, mis seal tehakse. Nii et üldiselt nagu ka IMDb on andnud see endale 70, mis on minu meelest IMDb kohta päris kõrge hinnang, ei saa ma anda sellele ka väga madalat hinnangut, sest film iseenesest oli täiesti okei ja kõik need muusika, mis loob selle õhustiku, kui on mingisugune action moment, siis muusika kogub ja sa tead, et see läheb põnevaks, eks ole, kuigi on natukene etteaimatav, mis seal saama hakkab, aga
tõepoolest see kõige lõpp, et sa saad teada, et Captain Barbossa on reaalselt selle tüdruku isa ja nagu, et tal üldse võiks mingi tütar olla, et kuidas see nagu üldse võimalik on, kellega, kus kohas ta nagu tegi. See on suht müsteerium, eks ole, aga see cliffhanger, mis seal lõpus oli, mis nii-öelda teatavaks tehti, see jättis natuke sellise vau, okei, äge momendi sinna lõppu, mis heastas nagu sellise natukene veniva üksluise sellise Kariibi mere piraadiliku süžee, mis valdavalt oli. Ja muidugi tegelikult on ka peale neid lõputitrid on veel ekstra tseen, millest ma rääkisin, mis lubab aimata, et kas äkki tuleb järgmine osa, kuigi väidetavalt peaks olema viimane osa, nii et siuke korralik cliffhanger veel ja sellega seoses paljud inimesed arvavad, et näiteks Marvel on see nii-öelda filmide tegija, kes lõi selle, et peale lõputitreid tuleb sul mingisugune väike stseen mingist tulevasest filmist, inimesed jäävad kõik ootama, loevad need lõputitrid ära, vaatavad, mis nimed seal kõik olid ja siis tuleb mingisugune uus äge klipp sellest, mis edasi hakkab saama ja siis kõik saavad pärast arutada, et mis see tähendas või mis see tähendab. Tegelikult oli esimene hoopis Kariibi mere piraadid see, kes tutvustas sellist mõtet. See oli 2003 aastal, siis kui see esimene Kariibi mere piraadid välja tuli ja selle filmi lõpus oli kõige esimene selline after klipp, kus siis räägiti, mis hakkab teises osas natukene saama. Nii et ei olnud Marvel see esimene. Aga lõpetuseks, võttes arvesse kogu seda filmi, seda ka, et 14 aastat on möödas juba sellest, kui tuli välja esimene Kariibi mere piraadid ja eelmisest osast on, kui ma ei eksi, siis ma vaatan üle, on jah, tõepoolest 6 aastat on möödas, kui tuli eelmine, siis ma annaks sellele filmile sellise 8 punkti 10. See film oli hea, tasub vaadata, kui sulle meeldivad Kariibi mere piraadid ja kui sa oled Johnny Deppi fänn, muidugi mine vaata seda. Aga võib-olla on aeg Kariibi mere piraatidel nüüd lõpuks ots peale tõmmata ja alustada mõne muu filmiga. Nii et see oli minu ülevaade, kui meeldis, jäta like, kui tahad veel näha, subscribe ja tead isegi, kui sulle miskit ei meeldinud, siis mine kommenteeri, anna hagu seal all kommentaariumis. Minu poolt praegu kõik, kohtume järgmises ülevaates. Tšau! Sipping a cup and you know that I'm on. Smoking it out and you know that I'm gone. Going all out, spending some more. Bitch, if you like it, then join us for more. If you didn't like it, then getting invited. I'm lighting it up on the fire, you know. Whoa, cause we lighting it up on the fire, let's go.